tere kõikidele fännisektori vaatajatele-kuulajatele. Täna on meil eriepisood ja meil on külas ei keegi muu kui Karl Jakob Hein. Tere, Karl Jakob. Tere, tere. Kuidas sul läheb? Ma arvan, et hästi. Hästi, on olnud paremaid? Ja nagu ikka, et on paremaid hetki, halvemaid hetki, aga ma arvan üldpildis ja olen rahul nii eluga platsil kui väljaspool platsi ja jah, just koondise aken on selja taga ja jah, nüüd tagasi Saksamaale ja vaatame, mis tulevik toob. Ja lähmegi, ma arvan, siit siis nagu tänane episood siis näeb veel selline, et me läheme siis järjest rohkem mineviku poole, et mitte päris lapse poole võib-olla, aga jõuab ka sellest rääkida, kuidas meie võib-olla üksteist teame. Aga jah, nagu sa ütlesid, koondise paus sai läbi, mängud Itaalia ja Moldovaga, et kui me siit korra edasi lähme, siis ma arvan, et see hetk jäi päris paljudele eestlastele meelde ja ma arvan ka võib-olla sulle oli see kõige eredam moment Eesti-Itaalia mängust. Jah, kindlasti, et äge moment selles mõttes, et 1-0 pealt nii-öelda ma arvan tähtsal hetkel penaltitõrje ja jah, kahju lihtsalt, et me ei suutnud siis nii-öelda seda momenti võib-olla veel millekski väga uhkeks pöörata, et aga jah, üldse, et kahju, et ei suutnud ikkagi koduväljakul, nagu ma mõnes intervjuus ka ütlesin, siuke muinasjutu öö, et neid on käputäis olnud Eesti jalgpalli ajaloos, et ma arvan, ma ütleks, et me nüüd nii lähedal olime, aga ma arvan, oli mingeid hetki, et kus oleks, ma arvan, ka meie saanud võib-olla mängu muuta, aga no selge see Itaalia tänapäeval, need tippvõistkonnad on väga-väga kõva kvaliteediga ja selle tunnetab nii-öelda platsil ära ja ma arvan ka mängu nähes, et see, mis tasemel nemad opereerivad, see on nagu eliit. Ja et sellised õhtud ju meil Eestis ka palju pole, kus on A. Le Coq Arena'l täismaja, ja see emotsioon, mis nii mängijatel ja tribüünidel oli pärast seda penaltitõrjet, et see nende hetkede nimel me elamegi ja vaatamegi seda jalgpalli, et see oli väga vinge, aga nagu sa ütlesid jah, et lõppresultaat polnud päris see, et võib-olla mingil määral oligi see unistustöö, et ootused juba kerksid vähe kõrgemale, kuigi samas teame, mis mastaap on Itaalia, nagu sa rääkisid, et Itaalias Bergamost ei tulnud päris see tulemus. Ja aga ma arvan, et praegune tulemus oli palju parem, aga siis need lõpuemotsioonid, et olid selgelt ikka väga löödud ja võib-olla sa vist oli samal ajal, kui staadioni teadustaja ütles, et sa oled küll mängu parim, aga kas see oli või kus see emotsioon tuli kõik see, siis oli see ligi see kõik, mis sul 90 minutit lasid ennast välja korraks? Ja ma arvan just see, mis sa viimasena ütlesid, et kõik need lasin öelda välja need emotsioonid, et ma tõesti lihtsalt, ma tahan nii väga võita, et need emotsioonid lihtsalt tulid välja, et jah, ongi, et ma tahan võita, ma olin jah, selge see, et see oli päris võib-olla ulmeline stsenaarium, kus me oleks 3 punkti näiteks koju jätnud või viigi jätta, aga ma tunnen, et jah, ma lihtsalt tundsin too hetk, et me saaks veel rohkem kõik, kaasa arvatud mina endast välja pigistada ja ka sellise vastase vastu ja ilmselt oli ka see võib-olla veidike jah, nagu pettumuse faktor, et kõik see 12 000 inimest kogu Eesti telekate taga nagu vaatab meid, toetab meid toetama staadionile ja
et tahaks ikkagi neile midagi väga-väga, ka neile väga kõva emotsiooni pakkuda peale selle ühe värava ja niisuguse nii-öelda parema mängu kui eelmine kord, et selle jah, lasin endast välja, et vahel mul lihtsalt tuleb neid, et see ei olnud nagu kellegi pihta, see oli lihtsalt, tuli välja ja jah, ma olin nagu löödud selles mõttes. jaa, ei kõik õige, aga siis me teame, et sul ongi see võitja-mentaliteet ja see on noh, ideaalne kõikide jaoks, aga siis oligi see mäng meil Moldovaga, kus siis paraku juhtus see õnnetu rikošett, mis selle mängu tulemuse küll 1-1 tegi, aga mängupilt oli ju täiesti teine, eks Moldova ei ole Itaalia, selge see, et seda me ei saagi võrrelda mitte kunagi, aga õhtu, mis oleks võinud lõppeda ikkagi võiduga. jah, kindel see, et ma usun selles mõttes saime küll punkti sellest mängust, kindlasti olime selles mõttes parem võistkond, kontrollisime mängu rohkem palliga just ja see, kuidas me palli tagasi võitsime, et kuidas me pressisime, kuidas me palli tagasi võitsime, oli kindlasti selles mõttes samm edasi ja selle jalka suunas, mida me mängida tahame. Aga kahjuks jah, seesama värava moment, kus oli ka siis nii-öelda vastupidi, kus meie tegime hästi kõrget pressi, olime nii-öelda front-footed võistkond, et siis pöörati nagu vastupidi, et Moldova tegigi selles olukorras siis ka omad asjad hästi ja said kiire kontra teha ja meid karistada, et aga mängu vältel oli meil selliseid olukordi ka kõvasti, kus me siis võitsime pika palli ja oli nii-öelda kiire kontra moment, et selles mõttes me tegime, oli palju positiivset, ma ise ka vaatasin telepildis selle mängu eile õhtul üle, et jäi kindlasti nii-öelda sügelema see mäng, et ei ole kindlasti tulemusega rahul, et aga jah, jälle, et oli palju positiivset, mida kaasa võtta, aga jah, Siuksed mängud tuleb ikkagi koduplatsil kindlasti ära võtta 3 punkti ja eks peame jälle korrektuurid tegema, töötame edasi, ma usun, et jälle oli ikkagi märke, et me nagu liigume õiges suunas võib-olla ja on kindlasti neid, kes võib-olla on ka väga pettunud selle resultaadiga ja ei nõustu minuga praegu, aga ma tõesti usun, et see oli nagu väga hea mäng meie poolt, aga lihtsalt lasime, jah, andsime neile natukene ja nad karistasid. ja et selles mõttes oligi, et mängupilti oligi kõik meie kasuks ja lihtsalt et need tulemused lõpuks siis, et ühel hetkel ma usun ka, et need hakkavad tulema, et liiga kauaks sinna kinni jääda ei tohi, aga koondises küll, ma arvan, et lähme siis sinna päeva, mis kas nüüd muutis sinu elu taaskord, aga kindlasti ta oli niisugune game changer, et 13 august, vabandust, ei, eksin siin, 22 august 2025, et kas sa mäletad, mis siis juhtus? Ma arvan, et 22 august, see oli vist, kui ma Bremeni eest alla kirjutasin. Jah, täpselt nii, et Bremeni Werderiga sa liitusid, nii-öelda teine siis top 5 liiga meeskond, millega sa liitusid ja see oli jah, ma arvan kõikidele ikkagi suur šokk mingil määral, et aga samas ülipositiivne uudis, et võib-olla sa saad mingil määral rääkida, et kuidas see lõpuks jõudis, et sa Saksamaa meeskonnaga liitusid. Jaa, et olid suve jooksul käisid mingid variandid läbi ja lõpuks kui Werder Bremen tuli, siis ma nagu jah,
kaua ei mõtlenud, et ikkagi Bundesliga klubi ma alati olen ka tahtnud kogeda Bundesligat ja tundus nagu ideaalne siis match nagu inglise keeles. ja sa oled varasemalt ju väljendanud ka, et sulle meeldib Saksa koolkonna väravahid ja nüüd sa oled ise osa selles aga kas siis Arsenaliga ei olnud nagu, nägid ära, et ei ole mõtet jääda sinna, vähemalt selleks suveks? No jaa, et jälle ma arvan, minu jaoks oli tähtis see, et eelmisest hooajast nii-öelda siis edasi nagu minna, et eelmine hooaeg ma mängisin peaaegu terve hooaja La Ligas ja kindlasti ma tundsin ja klubi oli õnneks ka, olime nii-öelda ühe lehekülje peal kõik, et minu jaoks oli tähtis, et mu nii-öelda mängupraktika ikkagi jätkub ja see, et nüüd see on jätkunud siis Bundesligas teises top 5 liigas ongi nagu väga, väga hea stsenaarium minu jaoks. jah, kahtlemata, aga siis lähme siis järgmisesse suurde päeva, mida tegelikult ma arvan, et kõik arvasime, et peame kauem ootama, kuna peatreener ju Horst Steffen on olnud korduvalt, et Mio Backhaus on meil esiväraht ja nii edasi, aga siis järsku oli see, kui paar mängu oli mängitud ja jõudis kätte see päev, et Garda Copain mängib Müncheni Bayerni vastu. Et kui sina selle uudise teada said, kuidas su reaktsioon oli, kuidas sa nagu valmistasid teistmoodi ette või emotsioonid? Ega sees ei midagi nagu erilist ei olnud, et Mio sai vigastada ja trennis oli jäänud veel standardolukorda, et nii-öelda treenimine teha ja läksin puuri ja jah, hakkasin oma asja tegema nii hästi, kui ma oskan ja siis jah, mängupäeval oli selge, et või juba tol õhtul, et Mio oma õlga vigastas ja siis saan võimaluse Bayerni vastu võõrsil. jah, ja Allianz Arena 75,000 inimest täis maja, et ühe korra sa oled veel peaaegu sama suure hulga ees mänginud, aga et mis see emotsioon oli, et ma arvan, et neid eestlasi ei ole palju, kes kogevad seda tunnet, kui sa sealt marsid alt üles sinna staadionile, et võtta see ka kuidagi kokku. jah, kindlasti väga, väga võimas emotsioon ja tahaks, et neid ikka juhtuks veel ja see olekski jah, nii-öelda rutiin, et jah, et väga, väga äge jah, et noore Eesti poisina olen saanud need võimalused juba 23-aastaselt kõik, et siiani on olnud jah, vägev teekond ja kindlasti selliste mängudega nälg ainult kasvab ja selles mõttes ma tahan veel ja veel ja veel, et ma kindlasti ei taha veel peatuda. jah, et enam paremini, ma arvan, ei saagi ju Bundesligas peaaegu debuteerida, et jah, tulemuseks, aga see partii, mis sa tegid, see oli vägev, tõrjudes seal Harry Kane'i šansse, tõrjudes Jacksoni, oli see, et kõik maailma superstaarid olid sinu vastamisi ja siis ma võtaks ühe olukorra veel, kus sa just see, kui sa lendasid pea ees sisse sinna, oli see vastu, et telepildist polnud näha üldse, et seda tulekut isegi, aga see sinu mängu lugemine oli jälle lihtsalt nii suurepärane, et see, kuidas sa sinna sisse slaidisid, et saad seda korra selle ka enda vaatevinklist üle rääkida. jaa, see on, ma arvan, sihuke kõik asjad, mille kallal ma vaeva olen näinud, et olla sihuke modernne väravaht, aidata tiimi oma tõrjetega, liinitaguse kaitsmisega, jalamänguga, tsenderduste sekkumisega, et ma jah, iga päev trennis näengi vaeva, et jõuda nii-öelda perfektsusele nii lähedale kui võimalik igas mängu elemendis väravaina,
ja jah, tolles olukorras siis jah, oligi liini taga Bayern nii-öelda kutsus meid välja pressima ja leidsid liinitaguse ruumi ja mina ka siis korrigeerisin oma positsiooni ja siis jah, lendasin välja seal peaga. no toodigi välja, et sa tegid Neueri kodus, tegid Neuerit, et sõna otseses mõttes, et jaa, kananahk oli ihul ja siis ja mängu lõpus, kui juba noh, seis oli peaaegu tehtud, siis su see kiire avang ka veel käest, et toodi ka välja, et see oli niisugune maailmaklass, et selline kohe, et püüdsid palli kinni, et oli sul juba enne teadmine, et kus su tiimikaaslane on või? Tihtipeale noh, sa enne senderdust võib-olla jah, sul on idee, kas kellelgi on võimalus sinu tiimikaaslastest jooksu panna nii-öelda, et too hetk ma keskendusin senderdusele ja siis nägin jooksu ja viskasin. Aga siis järgmine mäng oli sul St. Pauliga kodustaadionil samuti täismaja välja müüdud 42 000 inimest, et ainuke asi, mis võib-olla sul kindlasti ma arvan, kripeldama tegelikult ei, aga meil eestlastel võib-olla oli see, et ei olnud 2 eestlast korraga Bundesligas platsil, aga nullimängu sa said ja võidu said ka. Jah, ma arvan ka, et oleks olnud erilisest momendist veel erilisem moment, kui Karol oleks ka platsile saanud, aga ma arvan, tema situatsioonis pärast pikka vigastust jah, kahjuks oli nii, et aga nüüd õnneks ta sai jah, meid koondises aidata aga jah, siis St. Pauli mängu juurde tagasi tulles saime, ma arvan, väga tähtsa võidu võistkonnana ja individuaalselt nullimäng ja ma arvan, selles mõttes täispakett. Ja et ka seal mängus, ma ei tea, kas saab juba öelda, et on need sinu trademark tõrjed, aga need 1-1 tõrjed, kus sa siis jah, teed ennast võimalikult suureks ja võtad selle nii-öelda ruumi ründalt ära, et ka seal sa ju taas hiilgasid selle seiviga. Jah, et eks jälle ma näen väga palju vaeva, et trennis ja nädala jooksul ja et sellised tõrjed siis kriitilistel hetkedel mängus teha ja mul on hea meel, et need on nüüd tulnud ja ega midagi, töötan edasi, et neid tuleks veel, kui vaja seal võistkonna jaoks olla. Ja pöidlad me pihus hoiame ja eks sul ongi Piret 2 mänguga 11 tõrjet ja 1 nullimäng, et loodetavasti neid siis juurde tuleb, aga liigume siis äkki sinna, kui oli see 13. august ja 2024, kui sa liitusid Valladolidi Realiga ja see, ma arvan, see võib-olla isegi oligi see suurem šokk kõigile jalgpalliüldsusele meil siin, et saad sa korraga sellest rääkida, et olid pakkumised kuskil mujalt, aga kui koputab uksele La Liga sats, siis on raske ei öelda. Jaa, mul oli too hetk, see oli äsja olin käinud Arsenaliga siis Ameerikas, Ühendriikides pre-seasonil, tuuril ja mängisin seal 3 mängu ja siis jälle olime ühel leheküljel klubiga, et laenule ma lähen pärast seda tuuri, aga õnneks oli mul võimalus tuuril siis olla nii-öelda number 1 väravat ja mängida kõik 3 ka nii-öelda suurt sõprusmängu, mis oli väga mega vinge kogemus ikkagi. Ja ainult õnnestumised olid ka seal. Ja et ma möödunud hooaeg sellest palju mänguaega ei saanud, et ainult seal käputäis duubliga ja enamus Eesti koondisega, et siis käisin tuuril ära ja olin juba jah, minemas peaaegu siis Inglismaa League One'i siis ja siis koputas järsku jah, üks moment uksele helistas Real Valladolid ja siis oli nagu selgemast selgem, et kui sihuke võimalus järsku
ei kuskilt tuli, et siis selle ikkagi ära kasutama peaks ja jälle seal ka nii-öelda otsus oli väga-väga lihtne ja pakkisin kohvrid ja lendasin Madriidi ja sealt autoga Valladoliidi ja saime kõik tehtud ja siis jah, teine mäng oli Santiago Bernabeul ja ja jälle, kuidas need asjad kokku langesid, oli natuke naljakas, et kõik käis väga kähku ja jälle siuksed momendid, et ma ei vahetaks neid mitte millegi vastu ja ma olen väga rõõmus ja tänulik, et ma olen juba selliseid kogemusi saanud. et saab öelda, et väikse kaardiokopi unistused on täitunud ja täitumas vaikselt. Jaa, absoluutselt, et täitunud ja täitumas just, et ma usun, ma elangi nii-öelda unistuses praegu, et ja nagu ma ennist ütlesin, et nälg ainult kasvab ja ma tahaksin veel ja veel siukseid mänge mängida. ja et süües kasvab isu, Ja. aga siis debüüt oli sul 9. august Hispaanioliga, 0-mäng, võtsite võidu, et saame öelda, et Valladolidis sa võitsidki umbes nädal aega, enne kui sa oma esimese mängu tegid juba, et ja siis oligi augusti lõpus lahing Madridi Realiga Santiago Bernabeol. ma ei mäleta, kas väiksena oli sul Real Madrid lemmikmeeskond või mitte, aga mängida Bernabeol 70 000 inimese ees, meeskond, kes on võitnud 15 Champions League, et ja hoida Kylian Mbappé veel nulli peal, kellel polnud veel La Ligas ühtegi värat, et see oli magus tunne, ma arvan. Ja kindlasti, et oli äge moment oli kindlasti selles mõttes suur mäng ja väga soliidse mängu tegime ja oli meil endalgi võimalus tegelikult see mäng korra seal viigistada ja et selles mõttes positiivne jah kogemus, et mingit nagu sauna seal ei tulnud ja ma arvan, sain mõned tõrjed ka teha ja jah, seal mängus võib-olla hiljuti kuulsin ühte naljakat väljendit, et kõditasin võib-olla tiigrit, et järgmine mäng kodus lõi mulle 3, et aga jah, jälle äge kogemus ja nautisin seal ka. ja kõditsid tiigrit, aga nüüd ja et sa tõid välja veel sauna, et ma loodan, ma ei tee sulle räpaselt sellega nüüd, aga saun tuli olümpiastaadionil Barcelonas, kus siis teie poolt vaadatud on 0-7, et aga ka seal mängus tegelikult sa tegid päris palju tõrjeid. Hansi Flicki Barcelona üldse oli eelmine hooaeg ju kõikvõimas, võitsid nad peaaegu kõik, mis võita andis, et räägi kogemusest siis Barcelona vastu. Jah, see oli nüüd, oli jah saun kindlasti, et see oli väga sellegipoolest äge kuldaväärt kogemus, et mängida ikkagi täies hoos kindlasti ühe Euroopa tol hetkel parima võistkonna vastu ja kogeda, kuidas nad asju teevad, et mis mentaliteediga nad on, mis kvaliteediga nad on ja jah, see oli nagu selles mõttes pärast mängu oli ikkagi väga-väga raske aga mis halvasti see uuesti ja oli kõva õppetund nii-öelda. Ja et minu silmis eelmise hooaja parim mängija Rafinha, et minu silmis sai sulle hakkama kübartrikiga, sensatsioon Jamal jäi küll nulli peale, aga 7 oli nagu jah, päris palju jaoks palju, aga me räägimegi, et sinu kui, ei saagi, kas saab üldse väravati kiita, kui ta on lasknud 7 selja taha, samas teinud oma tõrjed ära? Ma arvan jah, pigem siis, kui sa niimoodi küsid, siis ikkagi raske, et
et kindlasti oli momente, kus oleks saanud mina paremini teha ja oli momente, kus ma oleks saanud kollektiivselt paremini teha, et selles mõttes nagu näpuga on nagu jalkas tihtipeale vale näidata, ma arvan, et ma arvan, kõigil juhtub vigu, tehakse asju hästi ja selle jaoks ongi väljakul 11 meest, et üksteist nagu siis aidata, aga jaa, kui ma ei eksi, see ei jäänud viimaseks seitsmekaks see hooaeg või suureskooriliseks kaotuseks siis vastasvõistkonnale sellel staadionil too hooaeg, et see Barcelona oli tõesti nagu masinavärk ja selles mõttes nagu oli lust vaadata ka neid hiljem telekast, et see ei olnud nii-öelda, see oli nagu muster, et kuidas nad mängisid, kuidas nad tõesti vastastiime nagu lihtsalt ära kägistasid, et ka Champions League'is ja igal pool, et see oli too hetk oli ka kolmas mäng või neljas mäng hooajal, et see oli ka veidi varajane faas nii-öelda hooajas ja me jah, veel võib-olla tiimina ei hoomanud, et mis meid ees võib oodata, et seal mängus tõesti nad said selle masinavärgi nagu, näitasid esimest korda seda tõeliselt masinavärki, ma arvan. aga nagu meil fännisektoris on ka tavaks, siis me oleme ikkagi välismaa jalgpallist räägime ja kuidas jalgpallini jõuti, et mis oli, kui sa olid noor poiss, Kalamaja poiss, mitte Põlva poiss ikkagi, siis mis meeskonda sa vaatasid, mis mängijaid sa vaatasid nagu alt ülesse? Kui ma esimest korda siis jalgpalliga alustasin, siis suurt midagi ei teadnud ja siis mu vend oli Manchester Unitedi fänn ja siis Ronaldo oli seal. Et siis ma veel neid ei vaadanud telekast, aga siis kui Ronaldo läks Real Madridi, et no lihtsalt tekkiski nii-öelda võib-olla Ronaldoga see esimene side ja kui Ronaldo läks Real Madridi, siis hakkasin võib-olla Real Madridi rohkem pöialt hoidma, hakkasin nende Champions League'i mänge vaatama iga teisipäev, kolmapäev ja siis see Real Madrid ja Ronaldo olid pikalt ja Casillas oli mul üks nii-öelda esimesi võib-olla iidoleid ka ja siis juba lisandus sinna Manuel Neuer ja siis juba õnnestus mul endal minna välismaale Arsenali. Ja et enne kui sa välismaal Arsenali jõudsid, siis võib-olla räägin selle ära väikse loo, kus vaatan, kas meil olid Kalamajas olid koolide vahelised või mingi võistlus ja siis nagu kvadra mängitakse, ehk siis ruutu. Ja meil oli niisugune situatsioon, kus pall tuli sulle ja ma vaatan, kas sa tegid mulle Neymari Rainbow'i tegid, aga nagu nii väikse maala pealt pole mulle keegi niimoodi kunagi teinud ja siis ma sain aru, et sellest meest saab asja, et ma ei tea, kas sa ise mäletad, et pärast meie ühinduttav Kevin Chris ka seda mulle tänase päevani on meelde tuletanud, et see oli ikka päris räpane võte, no, et päris vingid saadesud. Tuletasid, mul oli see meelest läinud täitsa. Vabandust, ma ei tohiks näha. Ei, ikka võib, minu üle või vaatama. Mul tuli meelde nüüd, jah. See oli päris räpane, ma arvan, kui selle oleks video peale saanud, siis oleks TikToki viral on ju, et ma ei tea, kus ma selle välja võlusin. see oli jah, see jääb jah, eluks jaoks, ma arvan. See oli jah, mingisugune turniir oli jah, seal Schnellis oli isegi see. Et jah, äge oli koolide vahelistel ka mängida seal ja jah, ma olin isegi teie, ma ei tea, 98 või mis vanus? 99, natuke noorem oli. Ikka jah, et oli noorem, aga andsite võimaluse ja mingid minutid sain seal.
ei no kuidas siis muidu, aga siis kui tagasi nüüd minna siis Hispaania juurde, olid sul veel suured lahingud siis sügisel seal Sevilla ja Villarealiga. Sevillas seal Ramos Sanchez Pizjuanil, seal sa tegid ka suurepärase partii, tuli väga napp kaotus, et oli ka ju vägev lahing. Et lõpuks vist isegi olid oma meeskonna parim, kui mitte üldse mängu parim, samuti ka Villareali vastu, et kuidas see sügisene periood oli? jaa, et jälle olid nii-öelda meie jaoks tiimina siis siuksed üheväravalised kaotused too periood, ma mäletan, et nii-öelda kriitilistel momentidel ei suutnud ikkagi 10 küünega mängudes kinni haarata ja tulemust ära tuua, et sellest oli kahju, aga ma arvan, et individuaalselt mul ka pigem läks hästi see periood, et need mängud on ka mul endal meeles ja jah, ja siis mingi hetk hakkas natuke see meie kõik mängupilt ja tulemused nagu rohkem kokku varisema ja hooaja lõpus oli päris keeruline. ja et sul oligi peatreener Paolo Pezzolano oli alguses ja praegu on Ort Steffen. Et kas sul on, no igal treeneril on oma nagu mängujuhis, et millised on nende nagu erinevused, kui sa läksid Valladoliidi, et ilmselt Hispaanias, Saksamaal on see, et maast mäng ülevalt alt üles, et kas on mingisugune suurem erinevus Petsolanol ja Steffanil? Isegi on mingil määral nii-öelda sarnaseid ideid ja ikkagi tahame palli domineerida nii palju kui võimalik ja võib-olla Saksamaal on veidi rohkem rõhku pööratud ka siis kollektiivsele kaitsele ja et kuidas välja pressida madalast või keskmisest plokist ja et võib-olla sellele on, kui niimoodi treenereid üks-ühele, siis nagu jah, võrrelda. ja võrrelda, et aga palliga jah, on mõlema nii-öelda idee on ikkagi nii palju kui võimalik lühikese pall maas hoida ja ikkagi lahendusi leida ja oma mehi leida, et mitte niisama uhada seda näiteks pikaks, et selles mõttes ma arvan, eelmine hooaeg siis aitaski mul kindlasti aluse panna selleks hooajaks ja ma sain kogeda erinevaid mänge, erinevaid väljakutseid erinevate presside vastu, just palliga näiteks ja jah, näiteks too mäng Barcelona vastu ma jälle kogesin midagi nagu ekstreemset, et sellist asja ma ei ole näinud, et nii agressiivset ja front foot pressingut, et see kõik, ma arvan, need terve see hooaeg siis nüüd see aasta kokku, selle aasta nii-öelda vältel ma olen väga-väga palju õppinud ja kogemusi kaasa võtnud ja nüüd ma tunnen ennast jälle nagu paremini kui kunagi varem just palliga build-up faasis näiteks. aga kuidas sa võrdleksid oma näiteks väravahtide treeninguid, et sul Valladoliidis olid Portugalist pärit peade väravahtide treenerid, praegu Saksamaal on sul Saksamaalt ja Arsenalis ma isegi ei mäleta, mis riigist, aga et kuidas sa neid kõiki eristaksid? Ma ütleks, kõigil on omad erinevused ja mingil määral ja mingil määral jah, oma nagu käekiri, et ja Hispaania treeneriga siis Arsenalis on võib-olla veidi rohkem füüsiline ja kiirus. Valladoliidis tegime võib-olla rohkem väravahtidega siis väravaid rennis siukseid mängule realistlikke olukordi, ka väravaid rennis ja nüüd Saksamaal on võib-olla rohkem tehnika ja sihuke ühele action'ile fookus pandud, et
aga selles mõttes väravahitrenn nagu ükskõik, mis sa teed, ma arvan, sa oled lõpuks ikkagi mängusituatsioonideks valmis ja siiani on mulle kõik meeldinud. ja et erinevus rikastab ja see kõik tuleb ju kasuks kokkuvõttes, et aga siis lähme natukene raskema perioodi juurde ka, et oli koondise aken, oli mäng võõrsil Iisraeliga, tuli see kole vaatepilt, kui oma õlga vigastasid, et saad seda olukorda ka korra nii-öelda lahti seletada, et mida sa mäletad, et kuidas sul see kokkupõrge oli vist Märteniga? ja oli jah sihuke teine, minu arust teine laine nurgalöögist või midagi ja siis tuli sihuke inglise keeles deep cross, sügav tsenderdus ja tuli jah värava peale, sekkusin ja kahjuks Märten jah jäi nii-öelda paratamatult pukki mulle ja siis ma jah maandusin nii-öelda pea ees alla sealt päris kõrgelt ja see oli naljakas, ma nagu algul maandusin ja lõin natuke pea ära ja siis ma algul mõtlesin, et kas midagi juhtus kaelaga, aga siis mingit valu otseselt ei olnud, pigem ehmatus ja siis natuke mingisugust ebamugavust ka õlas aga no veidi oli ausalt öeldes hirm, et võib-olla läks õlg nagu liigesest välja, ma ei ole tui õnneks seda kunagi kogenud ja loodan, et ei koge ka, aga et ma ei teadnud, mis tunne see on, aga nagu mingisugune ragin nagu käis õlas, et aga jaa, tõusin istukile ja tulid füsio ja doktor tulid väljakule ja vaatasid õla üle ja siis mulle jah, tundus, et saan nagu jätkata ja siis liigutasin seda veel poole lõpuni aga ikkagi oli valus ja see riietusruumis ka ei tahtnud nii-öelda viimase hetkeni veel seal liigutasin ja mõtlesin, kas ikka kuidagi saab, ma ei tea, teibime kinni või aga ikkagi oli siis juba ka doktorile selge, et pigem midagi nagu kas venitus või rebenes, et pigem pole mõtet riskida ja ma ise ka ikkagi sain aru, et ei ole, ma veaks tiimi alt sellega, kui ma nüüd läheks uuesti mängu ja tuleks mingi moment ja ma ei oleks ikkagi 100% ei oleks mänguga fookuses, et jaa, kahjuks nii juhtus, aga see on, ma arvan, see on sport, see on jalgpall ja vigastusi juhtub ja ma usun, tulin jälle tugevamana tagasi. Ja et pluss, et oleksid sa jah tagasi läinud, oleks veel vigastus süvenenud, et see kõik õnneks ei olemata, nagu sa ütlesid, sa tulid tugevam, sa tulid palju tugevam tagasi, et 2 kuud hiljem paljud juba võib-olla arvasid, et ei saagi rohkem väljakule, et sa oled ikkagi laenul väravat, et neil oli see portugaalane Ferreira, kes mängis seal ja olid ka oma akadeemia poisid, et võib-olla juba eeldati, et sinu mängud ongi Valladoliidis mängitud. Aga siis mängisid jah 2 kuud peaaegu pärast oma vigastuspausi ja tagasi tuleks Girona vastu, et oli ju võimas. Ja eriti hea meel oli mul selle üle, et see mäng ka väga õnnestus mul ja ma tõesti tundsin ka, et nagu ma polekski nagu mul poleks mingit vigastuspausi olnud, et mingit roostetust ma ei tundnud ja mul oli selle üle just väga, väga hea meel, et kahjuks kollektiivselt jälle napp kaotus oli, kõvasti momente ikkagi see mäng võita, et aga jah, individuaalselt oli kindlasti hea meel tagasi olla ja et see vigastuspaus sai seljatatud ja ilma mingisuguste komplikatsioonideta ja õlg oli tugev ja terve ja sain nii-öelda jätkata sealt, kus ma pooleli jäin. Ja et tegid kenasti hooaja lõpuni ja siis kas pärast hooaja lõppu ei olnud kordagi seda, et isegi kui Madrid välja langes kõrgligast ja läks La Liga 2 mängima, et kas ei olnud kordagi neid jutuajamisi, et äkki jätkad Hispaanias esiliigas?
tol hetkel minuga neid jutte ei olnud, minuni need jutud ei jõudnud, aga äh, jah, et too aeg sai läbi ja oli kindlasti tore. Väga tänulik Valladolidile ja kogu sellele kogemusele ja kindlasti vaatamata jälle kollektiivsele tulemusele, lõpptulemusele ma väga nautisin seda Hispaania Valladolidi elu ja siiani nagu selles mõttes ikkagi väga soe koht südames, et mulle väga meeldis seal ja jah, vaatame, mis tulevik toob. ja et kui sa peaksid pärast võrdlema, no Saksamaal sa väga kaua pole olnud veel, Hispaanias sa olid oma aasta aega, et millised need elu erinevused on Hispaanias ja Saksamaal? Eks mingisugune kultuuriline erinevus nagu ikka igal riigil ja aga noh, selles mõttes elu jalgpalluri rutiin on nagu ta on ja selles mõttes midagi suurt ei muutu, et raske siukseid suuri erinevusi välja tuua, aga jah, Hispaania kultuur oli äge ja mulle meeldis ja proovisin adapteeruda ja keelt õppida ja samuti nüüd Saksamaal ikkagi püüan keelt õppida ja ka kultuuriga kohaneda. nii et hispaania keel on hetkel rohkem suus kui saksa keel, jah? Ja kindlasti, et see oli samuti väga äge asi, mis eelmisest hooajast siis kaasa võtta, et ma ikkagi hooaja lõpuks sain nagu keele niivõrd palju suhu, et ma ikkagi saan hispaanlastega rääkida hispaania keeles juba. ehk siis Duolingo tuli abiks ka? Duolingo tuli abiks ja õpetajaga ka õppisime koos elukaaslasega, et see jah, kindlasti asi, mida positiivne kogemus. ei tea, kui palju sa tähele panid, aga kui Trent Alexander-Arnold läks Liverpoolist Madridi Reali, siis tal oli juba hispaania keel täiesti selgeks ja pärast siis sotsiaalmeedias ka oli näha, kuidas Duolingo tõi välja, et Trendil juba oli ammu see äpp alla tõmmatud, aga oligi, et kui olid need esimesed mängud sul, siis oli näha, kuidas seal müüri paigutamine, et see tulebki ajaga, on ju, et see hispaania keel, et nad saaksid aru, aga hooaja lõpus enam polnud seda ju näha, et kõik oli selge. Ja et ma usun jah, juba hooaja keskpaigaks seal kevadeks oli juba keel jah piisavalt suus, et juba väljakul ma juba rääkisin päris kiirelt hispaania keeles, aga jah, esimene mäng veel oligi parem-vasak, vist oskasin ja mingit üksi ja no mõned üksikud sõnad, et aga noh, selles suhtes seal väljakul nii või naa on raske kuulda, et sellepärast võib-olla see olukord tundus ka sihuke kaootiline, et ja hullumeelne, aga jah, lõpuks ilusti keel suus ja suhtlesin hispaania keeles. aga praegult saksa keelega on ta raskem õppimine kui hispaania keel? Ma arvan, selles mõttes ikka uut keelt õppida, uus väljakutse, teistsugune võib-olla, ma ei tea, lause struktuurid ja asjad, et jah, et kuidas öelda, väljakul meil on päris nii-öelda internatsionaalne seltskond seal, et palju mängijaid erinevatest riikidest ja selle tõttu on ka palju räägitakse inglise keelt, et selles mõttes see võib olla veidi, kui Hispaanias räägiti ikkagi kõik oli hispaania keeles ja mängijad käputäis ja rääkis inglise keelt, siis ma olin nii-öelda sunnitud ikkagi keelt õppima ja kui sa ikkagi kuuled kogu aeg hispaania keelt, siis sa õpid seal kiiremini ära ja nüüd Werder Bremenis siis räägitakse muidugi saksa keelt, aga nii-öelda võib-olla peaksin iseennast rohkem suruma, push ima, et saksa keelt ka kohalikega võib-olla rohkem rääkida, et nad räägivad kõik nii hästi inglise keelt, et saab inglise keelega väga hästi hakkama, et võib-olla on see
väljakutse nagu veidi keerulisem, et võrreldes Hispaaniaga. ja et nagu sa välja tõid, et teil on päris palju mittesakslasi, kes just ju nüüd ka suvel tuldi kas Juventusest, Bangula tuli Boniface, kes on ennast juba Saksamaa kõrgest tõestanud, on ju Leverkuseni Bayernis, et ma isegi ei võta nüüd sinu individuaalseid ootusi, aga mis on teie nii-öelda võistkondlikud ootused ja lootused tänavusel ajal siis Saksamaa kõrgligas, et mängida siis eurosarja kohtadele või? Jaa, ma usun küll, et ikkagi suur klubi ja suurte ambitsioonidega ja näed, tõesti näed, ma arvan ära, et ikkagi suur klubi Saksamaal ja ajalooga ja eelmine hooaeg oldi väga lähedal, kui ma ei eksi, 1 punkt ja kindlasti see on, ma arvan, eesmärk nii palju ikkagi mängu haaval, nii palju punkte koguda kui võimalik ja vaatame, kus hooaja lõpus oleme. no ongi, et praegu sul on ju täiesti teine nii-öelda moment, et eelmine hooaeg sa mängisid La Ligas Valladolidis, kus noh, olgem ausad, olite kas nüüd klass, noh, iga mäng te olitegi nagu outsider, et oligi raskem ja punases tsoonis meeskond, et nüüd on täiesti teine ju perspektiiv, kus te saate ise veel rohkem mängu domineerida, lähete mängule vastu favoriidi seisus, et täitsa teine asi ju. Jah, on kindlasti, et teistsugune väljakutse, et ikkagi nii-öelda tugeva tabeli keskmiku võistkonnaga nüüd, kui eelmist hooaega vaadata, siis on kindlasti teistsugune nii-öelda surve ja on rohkem mänge, kus on ikkagi kohustuslikud 3 punkti. ja et eeldatav tõrjete arv võiks ju ka siis nii-öelda nüüd väiksem nii-öelda olla, kas sa mäletad, mitu tõrjet sa tegid eelmine hooaeg Valladolidis La Ligas? Ma arvan, see äkki 100 ringis. jah, peaaegu 100 tuli täis, et 96, et 31 mängu, 96 tõrjet ja kas siis 5-0 mängu, et väga korralikud statistilised numbrid esimese hooaja kohta, ma ütleks. Jaa, kindlasti, et selles mõttes oli hea laen, et ma läksin võistkonda, kus mul ongi väga palju tööd. Ma arvan, see kogemus on hea kätte saada, et siis see valmistabki sind ette tulevikuks, et kui minna kõrgemate ootustega võib-olla klubisse, siis nagu nüüd Werder Bremen, et kus eesmärk ei ole ainult püsima jäämine võib-olla, et siis eelmine hooaeg siis aitas nüüd sellele väljakutsele kindlasti kaasa ja nüüd on teistsugune väljakutse ja võib-olla oleme rohkem domineeriv tiim rohkemates mängudes, mitte igas mängus kindlasti, aga rohkemates mängudes ja tõrjetööd on ka ma arvan vähem aga päeva lõpuks mis iganes ette tuleb 90 minuti vältel, et selleks kõigeks peab valmis olema ja sihuke see värava elu on. Jaa, räägiks korraga penaltitest ja penalti tõrjumistest, et Eesti koondises nüüd on vist oma 4 neid, midagi säärast ma kuulsin, et nüüd see viimane Retegi vastu, et ja ka Arsenalis mäletame, kui oli see President Tour USA-s, siis seal kas Olympic Lyoni vastu oli, kus sa said penaltiseerias mitmendariga hakkama, et kas sa oled ise sellega rohkem vaeva näinud või kust see tuleb? Ma täpsustan, see oli Dubais, see oli selle MM-i ajal, novembrikuus siis väike süke, see selleks. Ma ei ütleks, et ma kunagi nii-öelda spetsiifiliselt, ma ei tea, kas neid õppinud oleks või nii, et aga jaa, eks selles mõttes vaatan, mis teen nagu eeltöö ära, vaatan, mis ründaja võib-olla viimased penaltid on ja kas tal mingi muster tekib või ei, selles mõttes ma kunagi ma alati
nii-öelda jah, kinnisideena võib-olla ei võta seda, et kui vastane on löönud 3 viimast ühele poole, et siis ta lööb minu vastu ka sinnapoole, et see nüüd möödunud hooaeg Valladolidis näitas, et statistikat ma enam kunagi vist ei usalda. Et pigem jah, jah, et iga mängija on erineva võib-olla stiiliga, mis mõned teevad pausi, mõned vaatavad väravahti lõpuni, mõned panevad pea maha ja lähevad ühte nurka lööma ja jah, siuksed nüansid ma proovin aimu saada ja mängus, kui olukord käes, siis toimetan vastavalt eeltööle ja oma tundele tolles hetkes. ega sa tead, aga selline legendaarne mängumees ja väga hea jalgpallikommentaator Tarmo Kink ütles välja avalikult, et kui teie olete vastamisi 1-1 penaltiseerias ja tema peab ka tõrjuma ja lööma, siis tema võidaks, et mis sa sellest arvad? Kas läheks nii, nagu kuldse suuga Kink rääkis või pigem mitte? Ei tea, eks ei tea jah. Tuleb teha see challenge ära kunagi. No vaatame, et vaatame. Jaa, Kaarl Jakob, suured tänud, et sa tulid. Lisaks veel tõid sa meile Arsenali särgi, mis siis läheb kõikide vaatajate vahel loosi, et hoidke pilku peale sotsiaalmeedial ja Karl, sulle me soovime vaid edu ja anna hagu. Suur aitäh!